Aga nüüd see, kes lõpetab, seal on muidugi 10 õpilast. 40-45 on siis väga Rakvere linna lapsi, jah? Jah, sul ikka rohkem tuleb, sest need, kes tulevad, või no jällegi on see küsimus, kui tuleb. No need arvud on veel näha, suurusjärgud on sellised näha. Need on see number, me saadame igakuiselt arveid teistele valdusele. Jaa, aga selles põhjendus on öeldud, et see on igati vajalik tegevus olnud selleks, et üldse säilitada mõistlikku sellist õppevormi, et siis omas klassis üheealised ja ühe õpetajad. Ja siin on nüüd jutuks olnud, et Arno, kuidas sina ise hindad seda varianti, et kui nüüd koolid liidetakse, kas vene rahvusest lastele hakkab sellele järgnevalt, nad hakkavad saama piletsamat haridust kui praegu? Ma olen lastevanemate koosolekul seda öelnud, et ma ei tohiks sel teemal spekuleerida ja ma hea meelega ei spekuleeriks sel teemal. See on küsimus pigem ikkagi Rakvere gümnaasiumile ja mina võin rääkida ainult tänasest seisust ja võin kinnitada, et nad saavad täna parimat võimalikku haridust, mis Rakvere linnas nendele õpilastele, nende õpetajatega võimalik saada on. Ideaalkoole on kindlasti Eestis rohkem, kus võiksid kõik meie õpilased õppida ja saada väga fantastilist haridust. Aga antud oludes on nende parimad õppimisvõimalused. Kuidas on, praegu me kuuleme muidugi lapsevanemate poolt ja eks kohtus käimine on lapsevanemate soov. Kuidas lapsed ise sellesse suhtuvad? Kas lapsed ise on sellele niimoodi vastu, et nad peavad gümnaasiumisse minema? Kas neil on mingi emotsionaalne suhtumine? Et nad samas kohas käivad, aga nende kooli nimetus muutub. Kas nendel endal on midagi selle? Kuidas see? No nii nagu on ka täiskasvanud seas erinevaid arvamusi, aga laste seas erinevaid arvamusi. Selge see, et lapsed on ikkagi oma vanemate lapsed, kuni nad koolis käivad ja nad on ka oma õpetajate lapsed ja need arvamused kujunevad siiski läbi autoriteedi arvamuse. Ja ma kohtusin esmaspäeval õpilas omavalitsusega ja ütleme nii, et proportsioon piltlikult öeldes 5 ühinemise vastu, 1 poolt. Nii nagu hariduskomisjoni selle vastu. Et seal õpilaste arvamus ja nad diskuteerivad täiesti normaalselt, on seal täpselt arvamusi, et tuleb keelekümblust teha vene koolis, mis on täiesti mõeldav ja on ka arvamusi, et tuleks liita, et me saame võib-olla osa ka nendest projektidest või üritustest, mida Rakvere gümnaasium pakub. Nii et mõlemaid arvamusi on, aga selge on see, et laste käest ei saa päris sellist küsimust küsida, sest nad on ikkagi lapsed ja nad usaldavad neid õpetajaid, kes praegu neil on ja seda juhtkonda, kes praegu on, nad ei oska tuleviku hirmudega niimoodi toime tulla nagu täiskasvanud. Siin oli jutus ka see, et edasi lükata seda protsessi, et sa oskad võib-olla öelda praegusel volikogus ainult täpsemalt, kui ütleme 2-3 aastat lähitulevikus. Mis pilt meil praegu seal siis 9., 8., 7. klassis õpilaste arvumute saavad? No, need järgmise aasta või sel aasta lõpetab kõige suurem klass 23 õpilast ja järgi jäävad sellised 10. klassid, mis on vabariigis päris levinud väikekooli olukord. Aga... Palju see konkreetselt on? Praeguses 8. 7. 6. No, praeguses 9. lõpetab 23. Järgmise aasta 9. ehk siis tänases 8. on 8. Siis tuleb edasi 7 ja siis tuleb 2. Üks klass on meil 2 õpilasega. See on 6 aastat tagasi sisse astunud lastearve. See on meil kõige kriitilisem koht, aga edasi tulevad juba 7, 10, 12, 13 ja mina ei ole selles mõttes õige nüüd inimene vastama, sest 4 aastat tagasi, kui ma sinna läksin, hakkas laste arv nagu kasvama seal. Et selles mõttes nagu pigem see alumine osa on praegu meil stabiilne olnud. Praegu palju nullklassis käib? Nullklassis käib praegu 7 või 8 tähendab, aga nendest on linna kodanikud 5. Et kundast ikkagi ka. Aitäh, palun Ain soovis siin küsida. Ma tahtsin Leeri käest küsida, et sa Leeris olid ju volikogu liige, eks ju? Jah. Sa oleks siin laulada. Ja sa oled ka Rakvere volikogu. Jah, nii. Vene gümnaasium. Millisena sa näed oma rolli selles hoolekogus? Ja teine küsimus oli see, et
kui sa rääkisid, et toimus hariduskomisjoni koosolekul ei olnud sinu arvates piisavalt esindatud osapooli, kellel oleks olnud eriarvamus, siis kas sa tegid ettepaneku komisjoni esimehele, saades komisjoni materjalid kätte, et võiks olla kutsutud need inimesed või sa ei teinud seda ettepaneku, eeldades, et komisjoni esimees peaks seda tegema? Nii. Aitäh küsimusest, sest nii see oli. Kui ma sain volikogu materjalid kätte, neljapäeval ma helistasin hariduskomisjoni esimesele. Mäletan? Ma küsisin, millal sul toimub hariduskomisjon? Selle peale... Ei küsinud niimoodi. No ja küsisin. Oot, nii vastame, teeme üks räägi ära, siis teine vastab. No oli. Valeri juhu. Sa tahad öelda, ja reedel oli, kell 9 oli siis hoopis meili teel oli vastus. Sest tookord sa tegelesid loomulikult oma tööga. Aga ma küsisin, see on 100%, võite mind uskuda, ma pole siin valetanud. Nii, oma rolli ma näen, vaata, hoolekogu on selline ühiskondlik organ, kes on lastevanemate esindajate, õpetajate, õpilaste esindus. Ka mina olen volikogu esindaja selles hoolekogus. Ja kui see hoolekogu valis mind esimeheks, siis ma olen sunnitud vaatama, mõtlema ja kaitsma seda kooli, kus ma olen selles hoolekogus. Sest ma tõesti olen palju näinud ja mulle ei meeldi, kui tehakse liiga. See on lihtsas keeles. Ma olen tehnikamees, ma ei ole mingi raator. Aga mis puudutab iga kord, kui räägitakse koolist, ma tahtsin siin küsimusega mäletate, et kundalapsed ja kundalapsed, kundalapsed ja kundalapsed. Siis Võkov käis ja küsis konkreetselt numbrit, siis teate, kui palju on Rakveres teistest valdadest lapsi? 638. See on normaalmõõdu kooli jaoks. Rakveres. Siin on iga kooli kohta. Ja gümnaasiumis ka. Esimesest 9. Rakvere gümnaasiumis on mingi gümnaasiumi asemel umbes pooled. Nii et põle ilus rääkida, et Kundast ei tohi. Kui teistest valdadest tohivad õppida, siis tohivad ka Kundast õppida. Ei ole mingit... Oota, täna ei ole siin seda kui ei, küsimus, vaadake, kogu aeg räägitakse. Seal klassis on nii palju Rakvere linna õpilasi ja nii palju on Kundast. Ei, mujalt. Mitte keegi pole öelnud seda. Ja küll. No põhimõte on selge, eks ole. 638. Nii et see ei ole teema arutus. Siin on konkreetselt faktid. Aitäh. Tahtsin ühte asja öelda. Eesti kooli. Ja seal on domineeriv ikkagi venelased. Et ma olen ka natuke seal nüüd jalgupidi sees seal Loksal ja kes tööd tulevad küsima on kõik nagu vene inimesed. Ja siis ma olen vahepeal natuke küsinud, et kuidas teil on nüüd selle, kas olete päris sõjajalal, et siin ütlevad, ei ole midagi hullu, et lapsed on koolis ja see otsus tehti ära, meie tegime otsuse 17.02, eks ju. Seal tehti samuti otsus, et mida oleks pidanud vahepeal arutama, siis ma ei saa sellest aru, mida ma arutama, kui oli linnavolikogu otsus, nüüd on kohtu otsus, et nüüd võib arutada, aga mida pidi aasta aega siis arutama, kas seda, mis me tegime 17.02 otsused, et ma Valeri sellest selgib, et ma võin sellist kogu aeg. Saab ikka istudes vastata sellise teise. Vaadake, milles on küsimus. Kui oleks see normaalne laiapõhjaline komisjon arutanud kõiki asju, et oleks konkreetselt inimeste arv ja häälte arv ühesugune, et oleks arutanud need kõik probleemid enda vahel ära, et ei oleks, tähendab, ma tahan öelda, millist komisjoni, kus on 5 ühe vastu. See on demokraatia, muidugi, enamus alati hääletab komisjoni vähemus ära, aga see komisjon oleks pidanud arutama õppekava, mis jääb, mida ei jää, näiteks ühinemisel on niisugune asi, et praegusel variantil ei ole seal õppele juhataja,
ei ole teatud spetsialiste. Tähendab, kui oleks, vabandage, võib-olla ma halvasti räägin, aga kui... Ei, sa räägid väga hästi. Väga hästi. Et küsimus on ikkagi niimoodi, et ei oleks poliitilist otsust, oleks niisugune erapooletu tarkade inimeste komisjon, kes otsustaks ja teeks ettepanek. Antud juhul sellist arutelu ei ole olnud. Ma veel kord kordan. On olnud, eks ole, koosolekud, kus on keegi esinenud ja teab. Ja kõik. See pole arutelu. Tänu teile käsi püsti. Aitäh, tähendab, kuna meil on siin osad inimesed, kes on haridusvaldkonnaga hästi kursis, osad inimesed seda mitte ei ole ja meil on siin ajakirjanduskohal, siis ma ei saa mitte lasta teatud vigu siiski läbi. Ja üks nendest vigadest, mis on minust elementaarne, on see, et Rakvere linnakoolidest tõepoolest õpivad Rakvere ümbruskonna valdadest ja ka muidu kaugemalt, Ida-Viruski käib meie koolis lapsi, eks. Ja neid lapsi, sa ütlesid välja 632 või 638. No see kiibub ikka. Nii, ma sain sinu jutust väga selgelt aru seda, et sa mõtlesid kogu arvuna. Nii, nüüd peab tegema selge vahe, et Rakvere gümnaasiumisse ja Rakvere reaalgümnaasiumisse ja ka Rakvere eragümnaasiumisse tulevad õppima ka need lapsed, kes on kusagil põhikooli lõpetanud, näiteks Roela põhikooli, eks ole, Uhtna põhikooli, Laekvere põhikooli ja neid lapsi on tõepoolest gümnaasiumi osas, nii nagu Mihkel ütles, ütleme niimoodi pooleks. Mõlemas suures gümnaasiumis on neid niimoodi laias laastus pooleks. Ehk siis see nii on. Me räägime praegu Rakvere vene gümnaasiumi sellest põhikooli osast ju tegelikult, eks ole. Et see on esimene täpsustus. Teine täpsustus, millele ma tahaksin tõsiselt vaielda vastu ja kõik, ma arvan, saavad siin aru, kuidas moodi komisjonides töö käib. Kui komisjoni esimees saadab laiali päevakorra, siis selle päevakorra järgi me tegutseme. Päevakord antakse meile juba varakult teada, päevakorda saab täiendusi esitada, kui kellelgi on juba EOst mingisuguseid mõtteid sinna juurde tulnud. Meie tegelesime esmaspäeval, ma olin ise hariduskomisjonis, tegelesime päevakorraga. Ja päevakorrapunktid said täpselt niimoodi läbi võetud. Seal ei olnud arutelu selle kohta, milline on selle või teise kooli kas õppekava, ainekava, tundide asetusjaotus, vaid me arutasime neid päevakorrapunkte. Ja kui aus olla, siis täna me arutame ka ühte päevakorrapunkti, millel on väga selge sõnastus ja mille sissejuhatuse tegime Mihkel ära. Mihkel on ülimalt suur demokraat praegu, kes on andnud ikka väga laiad võimalused siin praegu diskuteerida ja väga laiali valguda. Et tegelikult mina kutsun üles keskenduma sellele, mida me oleme tulnud praegu siin volikogus arutama. See päevakorrapunkt, palun oleme fookuses. Aitäh! Tänu, palun veel. Jah, Marti. Ma paluks, et äkki siis sa esitad selle ettekande, millele viitus. Lugupeetud volikogu liikmed, ma tahaksin väga selgelt välja öelda, et ma olen siin linnavalitsuse vallasutuse esindaja. Ma ei ole siin ei volikogu liige, ei ole ka lihtsalt külaline, kes tuleb oma arvust välja ütlema. Ma kutsun teid kõiki Rakvere vene gümnaasiumisse külla ja ma räägin teile aga koolist või enda juhitavast koolist tundide viisi. Antud juhul ma oleksin hea meelega nõus vastama küsimustele ja faktidele. Et ma hindan väga teie aega. Tänu. Пусть ответит на один вопрос. Как он считает, целесообразно ли объединить или оставить основную русскую школу? Один вопрос. Вопрос, конечно, трудный в этом плане, что он, поскольку работает и получает зарплату за это, тогда, видимо, здесь и эмоциональные, и экономические такие смешиваются. Я думаю, он ответит на этот вопрос. Ei, ma olen öelnud ka ideale, et siin peab aru andma, ma olen linnavalitsuse töötaja, linnavalitsus on oma eelnõu esitas. Isiklikku arvamust avaldan ma tänava koridoris, koolis, kui tulete külla. Ei hakka sul mingit direktorit siin korral. Ja teine asi on ka see, et ma olen komisjonides oma arvamuse välja jätnud. Et see on eeltöö. Tänu. Nii. Nagu koorum hakkab, ega me siis sellest otsustamisrollist ei pääse selles asjas. Et nagu siiani sisuliselt on meil praegu